Aga ma arvan, et nüüd jätkame ja vaatame edasi siis. On hea huumorisoonega, väga töökas inimene ja hästi vabameelne inimene. Ja täna vaatame, kummaga neist. Kas mul on puged või? Nagu inimesed saavad... ei ole, ikka on peal ikka, nevermind. Tekital klikk. Tere, mina olen siis Toomas, olen humoorikas, iseloomult sõbralik, suhtleja, vestelda, väljas käia. Ma olen sõbralik. Muusikat kuulata. Veidike olen ka romantik ja vastavalt inimesele valin ka teatud romantilisi olukordi. No tegelikult kõige nagu räigem oligi see, et nagu alguses oli see, et ma panin striimi kinni ja siis see kõik info nagu sisuliselt jõudis. Ja siis hakkasid bännid tulema ja siis ma olin nagu mingi, mida vittu. Nüüd raudselt kõik vaatavad, et Isto on mingi mad, et Isto hakkab mingi bännima nüüd neid vendi. Ma olin mingi, mine munni. Ja siis algusteema oli see ka, et mingi ei tohtinud nagu midagi nagu otseselt nagu kuskile mingit infi ka saata. Ja siis ma mõtlesin, et mida vittu. Nüüd kõik vaatavad, et mis juhtub siis, kui nussid vaata Istoga. Ma nagu tundsin ennast veits sitasti tegelikult. Alguses, kui need bännid hakkasid tulema, aga noh, õnneks ütleme nii, et võis neid pilte ja värke-särke kasutada, siis on nagu vähemalt kõigile selge ja ette manatud, et miks ja kuidas ja... Tervist, ma olen Kennet. Olen enda arvates hästi seltskondlik inimene, sõbralik inimene ja suhtleja inimene. Mul on voodis hästi hea. Võtke korra emote chat maha, pohhui see emote only on ju. Aga kuradi, kas see vend? See vend on kuskilt tuttav, ei ole või? Ei, tellisin seal käi vittu pusa, oskad öelda, millal kohale jõuab umbes 2-3 päeva peaks olema. Vähemalt Artur eile kirjutas mulle, et 2-3 päeva on saatmisaeg. Ma võib-olla eksin, aga kas mitte see tüüp ei ole see hipi, kes kunagi käis samamoodi kuskil mingi suhte otsimissaates, mida vedas see kuradi... Türa küll, mis ta nimi oli? Saagim, jaa. Just, Saagim. Ja siis see vend, kas ta mitte ei leidnud sealt, ta läks mingi rämeda, suure, mingi räige, mingi paksu naisega pärast kuskile sinna välja veel. Mingi räme teema oli sellega. Ma olen 99% kindel, et ta valib minu. Aga kõik, kes on kunagi tutvumisäppe kasutanud, teavad, et eelkõige loeb välimus. Kohe saadavadki osalejad endast kõige ilusama pildi. Valisid kõige ilusama pildi. Kumba sa pildi järgi valiksid? Iseenesest tundub kena noormees. Soeng on natuke mööda, aga ma saan aru, et ta on just ujumast vist tulnud. Ja ilmselt see rätik reedab ka veel seljas selle. Ma arvan, et tal on suht suva, mis teisetest arvavad, et mis on muidugi väga hea. Okei. Ma tean seda inimest. Ma nagu nii täpselt ei mäleta, aga noorusajast kunagi, ma arvan 10 aastat tagasi kindlasti. Võib-olla ma hääle järgi ei tunneks seda ära, nii et ma vist tean, kelle ma valin. Sa valid tema? Jah. Okay. Nüüd aga vaatame, kas tal ka päriselt sama... MacLock, kusjuures veits viskab küll MacLock, jaa, see on suht true. Veits viskab küll, jaa. Siuke mingi parmott, vaata. Siuke vend, kes teeb 2 õlut ja siis hakkab munni imema. Kes teab, see teab. Oleme välja mõelnud saatetiimiga, sest tegelikult piisab vaid paarist kontrollküsimusest, mille abil saab lihtsasti ja kiiresti välja selgitada, kas inimesega klikib või ei kliki. Ma ei meeldi see küsimus üldse. Kas sa tahad lapsi saada? Wow. See on esimese teidi küsimus.
no see on juba rohkem täiskasvanute küsimus pigem kui võrreldes noores inimestega, siis mina ütleks nii palju, et natuke veel ja siis... See on täiskasvanute küsimus. Vana sa oled? Elu näitab, et tuleb teha neid ikkagi, sest kui sa tahad endale järglasi, siis ikka tuleb ära teha. Kas sa ise tahaksid lapsi saada selles suhtes, et oled sa nagu ise nagu huvitatud nendest või tulevikus? Ja mul on olnud elus sellise perioodi, kus ma olen väga tahtnud lapsi saada, siis terve see aeg, mis ma elasin välismaal, ma ei tahtnud üldse kuuldagi sellest ja nüüd sellesse 30-ndasse jõudmisega ma nagu tunnen, et ma olen selleks valmis. Tegelikult tahaks. Niimoodi tehakse reklaami. Nägite, jah? Nii, et kui keegi reklaami tahab, et ma mingitele jookidele teeks, siis võtke ühendust, ainu. Ma vist ei paneks oma lapse nimeks Scott. Selles mõttes, et saab olla alati liitnimi. See on alati lahendus ja liitnimi on lahendus. Scott Oskar. Kirjelda oma õuduste kohdingut. Pigem ma ütleks, et kui ta hakkab kohe mu rahakoti kallale kukkuma, siis ma ütlen kohe, et kahjuks, et mul on tegemist ja mul on kiire ja siis ma tõmban nuttu, ütlen, et aitäh mõnusa kohtumise eest ja panen minema. Kuna ma olen Grand Old tutvumissaadete inimene, kuna külmkapp tuleb, ma eile saatsin kuradi kirja sinna. Sõitsime Värskast. Siiamaani pole saanud... Siiamaani pole infot saanud, ma ei tea. Nii peale tükiv, et see oli hirmutav. Ta oli küll 2 aastat minust vanem, aga tema olemuselt ja sellest tundus nagu 26 aastat minust vanem. Et ma oleks nagu emaga seal olnud teidil, kes tahab mind suudelda. Et see oli väga ebameeldiv. Naine köögis, mees tööl. Kõlab hästi? Muidugi. Jaa, absoluutselt, sest et naine peaks nagu kodus asjad paigas hoidma. Kui kodus asjad on paigas... Oi, vabandust. Ma väga vabandan. Nii. Naise kallal uriseda. Ei, see on 18. sajandi see, et me oleme ikkagi suht võrdses ühiskonnas, et ei ole niimoodi, et naine kasvatab lapsi ja mees käib tööl ja siis tuleb töölt koju ja siis naine tõstab talle kartulipudru ette, et ei. Aga kas sa oskad hästi süüa teha? Kusjuures küll, oskan. Mina teen rahvusvahelist rooga, Zeppelin on selle nimi. See sees on ka saakliha, kartul ja kaetud on ta kapsalehega. Et jah, mulle meeldib köögis kokata. Mis asja? Ma oskan kartult keeta ja siis panen kapsalehe peale. Ja selles mõttes, et mulle meeldib nõusid pesta, aga samas mulle meeldib nagu tolmimeda ja akneid pesta. Millegi pärast mul on aknepesemisfetis, mulle meeldib akneid pesta. Ma võin tulla tasuta sinu akneid pesta, mis mulle meeldib see. Millegi pärast on see tegevus, mis mulle meeldib. See on mingisugune hidden. See on hidden, ma arvan. See on hidden taku. Võtta mulle oma võtmekimpu. Sul on päris palju võtmeid siin. Tead, miks ta võtmekimpu tahtis näha? Ta tahtis ära vaadata, kas on bemmimees või ei ole. Kasutan 3 igapäevaselt. Õigel bemmimehel on alati bemmimehe, see kuradi väike kuradi jupstükk on alati küljes seal. Ja miks sul nii palju kaasas on neid? No alustame siis võtmetest. Üks on nagu välisukse võti, teine korterivõti, eks ole, siis on serverivõti, keldrivõti, seifivõti ja siis ühe mänguasja võti. Mis mänguasja? Et see kõige väiksem on mänguasja võti, et see on vihjaks. Okei. No mis mänguasi see on? No kui sul ekstreemsemad mängud meeldivad, siis rääkimast intiimist, siis need mänguasjad, ma arvan, oleks täitsa huvitav. Selge. Miks teil mingi seksmänguasi ja võti mingi koduvõtmetega koos on? Mingid käerauad? Võtmeid. Mida vittu ausalt? Miks? Tore neljapäev, ütleme selle kohta. Ma läksin sõbraga eile välja. Ma kaotasin ära oma mantli koos oma rahakoti ja võtmetega, et ma kahjuks ei saa sulle võtmeid näidata. Et 2 õllest sai ilmselt rohkem kui 2 õlle. Ilmselt küll rohkem kui 2 õlut, jah. Nii.
ma olen super hea võtmete millal sa leidmises. viimati kellelegi halvasti ütlesid? Iga päev. Jaa, tööasjus ütlesin oma sellele firma inimesele, kes tegeleb majutusega. Temal sõimasin ikka korralikult näo täis, sest see, mida ta tegi, oli ka väga inetu temast. Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Ei taha. Okei. Otseseid nagu lauseid ei olnud, küll aga vihjasin ükskord inimesele paar päeva tagasi. Vihjasin, et olen eelnevalt talle rääkinud, et ei tohi nii teha, ikka teeb. Puust ja punaselt seletad ikka aru ei saa. No tuleb mingi teine võtta. Ma ei saanud sellest praegu täpselt aru. Ei, no, kuidas sa siis selgeks tegid selle? Tegin talle selgeks talle füüsiliselt, vaimselt nagu sõnadega. Füüsiliselt? Ja füüsiliselt väänasin käe välja. Läks lihtsalt, mida vittu, mis vend see on? Ja vend rahunes maha. Okay. Väänasin käe välja. Seltskonnas naisterahvast, kes oli meile väga lähedane. No siis on aru saada. Sa päästsid oma vastuse praegu. Mis sa arvad, kuidas sa sured? Ma ei tea, humoorikat ikka. Kurvalt ikka ei sureks. Aga mis see võiks olla? No ma ei tea, klubi, kino või mis iganes atraktiivne tegevus, mis nagu hoiaks inimest energias. Kas see nagu väljendub ka selles, võib-olla sa oled ise nagu seiklusjanulisem? Mida vittu? Jah, me ei suuda koha peal. Sa kujutad ette, kuidas siuke vend tuleb väänama sind. See vend saab surma ju. Püsida. Ma ise nagu arvan ka, et ma olen seiklusjanuline, aga mulle ei meeldi väga ekstreemsed olukorrad. Näiteks ekstreemsport on selline asi, mida ma ei julge teha, täiesti hirm. Sulle öeldakse, et lähme vaateratta peale T1-s. Kas sa läheksid ja teeksid seda? Vaateratast ma ei karda, kõrgust ma ei karda. Siis on hästi. Mina võtaks ekstreemsusest näiteks kuskil ronimiseks puude otsa või kuskile ladvadesse üles, et siuke nagu manki teema nagu väike. Ma tean, kuidas ma suren. Tähendab, ma ei tea, kuidas ma suren, aga ma tean, millal ma suren. Ma suren 55-aastaselt. Sest mul oli siukene ilmutus, kus mul oli hästi raske periood elus ja ma olin olnud vist tsüklis juba mingi 6 aega. Ja siis ma olin üks Mustamäe bussipeatuses ja siis üks vana mammi pani mul käe pea peale ja ütles, et ära muretse, Jumalal on sinuga oma plaan, ta ei võta sind enne 55. Ja põmaki sain hetkega kaineks ja mammi oli kadunud. Et ma võin lubada endale hästi palju ja siis ma maksan oma karma 55. Ilmutus. Kas sa siis eladki niimoodi nagu, et teen kõike, mis tahan ja kuni ongi nii, jah? Arvatavasti ma hüppaks katuselt alles, ma jääks ka ellu. Okei. No nii, kumma inimesega sul parem klikk tekkis? Esimese noormehe puhul mulle meeldis, et meil on... Sisuliselt valik on see, et kas sa tahad halba või sa tahad väga halba. Ühised maailmavaated, et ta soovib ka saada kunagi isaks. Ja veel oli hea see, et ta kaitseb naisi. See on mehe puhul väga atraktiivne. Miinuseks tooksin siinkohal kohe välja, et mina ei poolda jõuga asjade lahendamist, et pigem sõnadega. It is what it is. Miinuseks ta tahaks surra ekstreemselt, siis temaga ei julgekski minna mingit ekstreemsporti tegema, sest kui tema on valmis surema ja mina ei ole valmis surema, siis see on no. Noormees number 2 juures meeldib mulle, et ta on otsekohane ja aus. Teiseks mulle meeldib tema juures see, et ta võrdvääristab naisi, et ta ei oota, et naine istuks kodus ja kokkaks talle, vaid et No naine ei peagi kodus istuma ja kokkama ju. Ta võib tööle minna ja siis kodus kokata. Ei, veel parem. See on kõik võrdne. Tema puhul miinusteks on piiri peal elamine. Mind natuke hirmutab see, kui inimene arvab, et ta teab, kui kaua ta elab ja et ta võib teha kõike, mis seal pähe tuleb. Teiseks miinuseks on see, et me oleme varasemalt
tuttavad. Ma sain jutu põhjal päris kiiresti aru, et see ongi see inimene, keda ma tean ja see on minu jaoks kergelt miinus. Ma ei oleks seda minevikus kindlasti oma kaaslaseks valinud, aga sellest on 10 aastat möödas ja tänase jutu põhjal ma annaksin talle kindlasti võimaluse. Ma valin tema. Ma teadsin. Aga kas ta eelistas sama inimest ka pildi? Kui eelistas, ta ütles enne, et ta ei oleks enne valinud teda. Jep. Tere. Ei olegi. Minu tunned ära. Tunnen. Me oleme tuttavad. Ma töötasin Pärnu Speech Clubis klubis. Ja neil oli sinna abilist vaja, siis mina läksin ka sinna neile viimasele peale appi. Ja, muidugi. Ja nõnda võibki vahel juhtuda, et välimuse järgi valime ühe inimese, aga tegelikult tekiks klikk kellegi teisega. Me peame täna minema õllele Ma arvan, peale et seda. peame täna mingid ringid tegema ja ütlema, et mul ei anna ikka rahu, mis mõttes minu pildil viga on. Nojah.